Hei, ma ei taha teid ära hirmutada, kuid on vaja rääkida ka nendel teemadel, mis ei ole nii lillelised, aga mille teadlikuks tulemisega võib nii paljugi ära ennetada. Ja seda nii elu kui surma küsimusena. Ma kohe räägin lähemalt, kuid ma tahan täpsustada. Osa inimkonnast arvab, et need, kellel on spirituaalselt väga kõrge auaste, ehk siis nad on universumi saadikud ja neid saadab suur tiim, nende täheperekond, ja nad ei ole maal ilma asjata. Nad on tulnud siia, et luua evolutsioon, jõulisem edasiminek, sest inimkond ammu juba seda vajab. Ja sellepärast nad ongi väga tõekesksed ja jääb mulje, et nad umbes nagu ütlevad inimestele, mida või kuidas teha, ja mõnele võib see olla selline nagu annoying. Mõnele võib see olla selline, mis mõttes sa tuled ütlema, kuidas mina pean tegema või mida mina pean tegema. Ei, keegi ei saagi kedagi kusjuures sundida. Küll aga me saame rääkida asjadest nii, nagu need on, et luua muutust, et luua teadlikkust. Ja see on see, miks universumis on nii, et aina enam räägitakse otse ja ausalt ja tõetruult ja see tavaliselt frustreerib neid, kes ei ole selleks valmis, kes tahavad elada illusioonis, vales, isegi kui nendel on juba kehalised sümptomid selleks, aga nad tahavad olla uinunud edasi, nad ei taha ärgata tõele. See võib olla ebamugav. Aga see ei ole juhuslik, et nemad just sinna ringi sattusid, kust seda jagati. Seega ma leian, et tegelikult on universumis selline teema, et universum ise on saatnud erinevatele planeet Maa punktidesse valgustöötajad. Igas piirkonnas üle globaalselt on selliseid inimesi. Ja nende eesmärk ei ole luua vastandumist, vaid vastupidi tasakaalu. Mina näen, et nad teevad koostööd tasakaalu jõududega. Ja lihtsalt see tõde alguses frustreerib neid, kes on vastandunud olnud mingis teemas. Kas kellegi või millegiga nad on olnud vastandunud. Ja nüüd, kui spirituaalne teejuht, kõrge auastmega spirituaalne teejuht, valgustöötaja, universumi saadik, sõltumatu sõnumitooja, tasakaalu jõudude sõnumitooja. Nüüd hakkab seda jagama, siis ta tegelikult teeb seda tasakaalu loomiseks, aga võib-olla alguses see ei tundu nii. Ja sellepärast ma tahangi rääkida sellisel teemal, nagu ma olen seda väga palju rääkinud ka, meeste ja naiste vaheline sõda, mis sai alguse siis võib-olla ka enne seda, aga see nõidade põletamise periood, eks ju. Poliitikud ja nõiad. Et vihkan, armastan, oli külgetõmm, erinevused tõmbusid ja vanakooli nõiad ja siis poliitikud. Ühel oli mõistus, teisel oli intuitsioon ja võib-olla luks, eks ju, välimus, naise ja maskuliin, feminiin, äärmuste magnetism, aga seda mitte divine perspektiivist, vaid mõlemad olid distorted, nii maskuliin kui ka feminiin. Mõlemad olid äärmustes ja mõlemad vastandusid, võimu võitlesid, võrdlesid. See oli primitiivne aeg. Mida ma näen aga globaalselt üle maailma toimub sama. Ja kui me ei ole sellest teadlik, meeste, naiste vahelisest võrdlusest, salakavalatest trikkidest, Jumala sõna või Jumala usu taha
peitev Wicked Witch on ju need vanakooli nõiad, kes tegelikult ei ole jumala usku, vaid nad kasutavad seda selleks, et saada, mida tahad. Selleks, et näida kuidagimoodi. Aga on näha, et see imbub või see tõde on nii võimas, et see tuleb välja niikuinii. Ridade vahelt nad ise räägivad ennast sisse. See on globaalselt nii olnud ja see on jõudmas või juba jõudnud tasapisi ka Eestisse. See meeste ja naiste vaheline sõda on niivõrd, ma pean sellest rääkima, on niivõrd deep ja see on niivõrd salakaval või alateadlik, äärmuslik neil, kes ei ole sellega läbi elude tööd teinud. See ongi see, miks jälle spirituaalse teejuhina ma võin seda rääkida, sest läbi elude mina olen seda teinud. Aga mina olengi üks nendest teejuhtidest, kes siis saab tasakaalupunktina või tasakaalu jõududega koostöös seda peegeldada, mis toimub. Ja see, et ma räägin, osad inimesed näevad seda videot, mõtlevad kaasa, osad ei jõuagi selle videoni, aga minu sõnum elab edasi energeetiliselt. See jõuab, see puhastab, see loob uut teadlikkust siia ühisvälja niikuinii tugevasti. Sest ma olen universumi saadik ja ma olen mõeldud jagama seda. Eks igaüks ise otsustab, kas see on tõde, kui see on tema jaoks tõde, siis kas ta muudab midagi, kas mitte. Kuid fakt on see, et maailm on muutumas. Ja karma on instantiivne. Toon sulle näite. Meeste ja naiste vaheline sõda võib ju arvata, et kaks täiskasvanud inimest eri soost võimu võistlevad, alandavad, manipuleerivad, vihkavad, armastavad, mingi niukene. Aga tegelikult on see palju laiem. Ja see hakkab juba tegelikult nii-öelda lapsepõlvest. See ei ole kunagi ainult paari suhte teema. See algab juba ema-isa suhtest, vanaisa, vanaema suhtest ja nii edasi. Ja kuidas vanaema ja vanaisa ja ema ja isa suhtusid teineteisesse. Ja kui me seda märkame erapooletult, siis märkame seda, mis on olnud siis ja mida meie nagu näeme ja kuidas meie näiteks ennast väljendaksime, et luua tasakaalu, et luua muutust, et luua koostööd, võrdlemise, võimuvõitlemise ja nende asemel. Ja passiiv-agressiivsuse ehk allasurutud viha asemel. Kuidas ennast väljendada, et toimuks inimlik koostöö? Pane tähele. Isegi naised, kes on näiteks sünnitanud poegi, kui neil on olnud meessooga mingi käärid või nende esivanematel isegi, ma leian, tavaliselt see läheb väga kaugele, siis võibki olla nii, et nad hülgavad nad. Aga see ei ole lahendus. See on umbes, nüüd sain kätte makstud. Aga tegelikult, mis juhtub? See naisterahvas maksis kätte iseendale, astus ise ämbrisse. Ta jääb eluks ajaks üksi, võib-olla pannakse teda isegi vangi, või tema jääb üksi või tal võib olla ju töö ja kõik need asjad, aga tal ei ole seda anja. See ongi see, et selle asemel, et teha näiteks sisetööd, kust tuleb see tunne, miks ma tahan seda teha intensiivselt, kas see on ikka minu tunne, tihti see ei ole. Tihti see ei ole sinu tunne, vaid lojaalsuses sa teed midagi. Eelmiste elude ja nii edasi. See on vaja vabastada. Mitte sellele impulsiivsusele alluda. Mitte oma siseteemonitele alluda. Nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Me võime teha andestustöid ja kõik neid asju, aga kui me ülgame oma lapsed, see on suurim looduse kuritegu looduses. Karmaseadus tuleb sellega.
Ja siis pole ime, et meie unistused ei täitu, kui me seda teeme. Louise Hay ka, väga kuulus, väga tuntud, väga austatud. Kuid ta ju hülgas oma lapse, nagu teda hüljati. Ja ei teinud kippu ega kõppu sellest. Ma üks päev nutsin pool tundi sellest, mis toimub Eestis ja mis on kunagi toimunud väljaspool seda. See on kõik sama. Sa ei ole kunagi tegelikult divine, kui sa oled hüljanud oma lapse, on ta siis mees või naissoost. Siis sa oled juba rikkunud loodusseadust ja siis on sul vaja saada sellest aru, teha vigade parandused. Sama on meeste ja naistega, kes eriti konservatiivsed. Mina leian, et nad oleks justkui nagu taas sündinud, hinge tasandil kokku leppinud, mängime jälle seda mängu nagu nõidade ja poliitikute ajal, nõidade põletamise ja poliitikute ajal. Ehk vastandid, ehk must ja valge koer kaklevad, vastandid tõmbuvad, loovad äärmusi, keep on smiling like kõik on okei, kuid tegelikult ja see ka, et need reeglid, et naine on kodus, mees on tööl, et niisugune suur kontroll ja raamides selline ja keep on smiling näitame kõigile, et me oleme ideaalsed, kuid tegelikult seal taga on ääretult suured allasurutud viha nüansid salakavalalt imitsemas. Sest seal ei ole tasakaalu. Ehk ühesõnaga, sellised äärmused loovad äärmusi. Äärmused toodavad äärmuse isegi. Ja sellepärast mina alati räägin, et ka suhetes on hea, kui ei ole ainult meeste ja kohustused ja naiste kohustused, vaid tasakaal ja hea tahe olla olemas. Kui naine on kogu aeg kodus, kuid tegelikult talle meeldib ka eneseteostus ja need asjad, siis ta tegelikult peab päris suure osa endast alla suruma, aga ta tahab ka väljendada. Hea on seda kombineerida. Ma ei ole seda usku, et üks on ainult nii ja teine on ainult nii ja see on kivisse raiutud. Hea on koostöö, paindlikkus, rõõmustamine teineteise edusammude üle. Ja ka kodutöödes ei ole nii, et ainult üks inimene viib prügi välja või teeb süüa või mida iganes, vaid tänapäeval ongi see põhjusega natukene balansseeritud. Ja see on suur kontroll, kui naine on kodus ja mees toob raha koju ja naine üldse ei teegi midagi raha sissetuleku, tal ei olegi eneseteostust ega sissetulekut, see ainult on laste eest hoolitsemine, see tegelikult on ääretult suur kontroll. Ja me jõuame ikka sinna kiviaega, primitiivsesse aega, kus naised ei tohi esineda ja mehed saavad selle peale pahaseks ja naised saavad pahaseks, kui nemad ei peavad olema kuss ja mitte üldse rääkima, mitte üldse ennast väljendama, et mehed on majas, et see jälle naistele ei meeldi, see ajab neid vihale. Saate aru äärmustest, mis on toimunud primitiivsel tasandil varasemalt ja minul õnneks ei ole minu perekondades, minu perekonnas on alati olnud nii, et kõik saavad rääkida sellest, saavad rääkida nii, nagu asjad on. Mul on päritolu perekonnas nii olnud ja on olnud praeguses perekonnas nii. Jah, see võib olla vahel intensiivne, kuid see on väga-väga eluterve, sest sa saad oma kehast välja rääkida neid asju. See ei hakka oma elu elama, see alla surutud. Mingid emotsioonid või tunded, on see siis kuskil väliskeskkonnast tulnud või praegu selles ringis, aga kõik saavad ausalt rääkida. See on väga aus ja selles mõttes on elu terve.
seega meil on sellega tasakaal. Kuigi võib pealtnäha tunduda, et nii julgusega kohe rääkida otse ja niimoodi prauhti otsekoheselt ja nii, siis tegelikult see võib mõne jaoks ehmatav olla ja intensiivne olla, kuid tegelikult see on tasakaal. Sa ei kogu endasse mingit pinget, rannapalli efekti. Sa õigel ajal vabastad selle, räägid selle lahti. Õiges ringis, oma ringis. Ja seoses ma nägin ühte videot, kus siis naisterahvas süüdistas midagi meesterahvast, kaitses sõbrannat vist, sain ma õieti aru, et meesterahvas oli läinud üle piiri naisterahvaga midagi, seal oli arusaamatus. Meesterahvas ütles, et see oli arusaamatus, see oli segadus. Aga teda siis nii sõbranna kui kaks sõbrannat siis süüdistasid milleski, et ta läks üle piiri või ma ei tea. Mingis seltskonnas või peol või kuskil. Et oli näha, et hirmutati või ähvardati ka politseiga ja nii edasi. Ja see poiss või see noormees siis ütles, et see oli arusaamatus. Ehk siis arusaamatused juhtuvadki sellistes olukordades. Ehk siis tegelikult mõlemad osapooled on justkui nagu mündil on kaks poolt. Mõlemad andsid rohelise tule enne, kui rääkisid läbi oma piirid, reeglid või asjad. Ehk siis naised, mina isiklikult arvan, et naised võiksid ka vastutusrikkalt ennast väljendada. Ja selle all mõtlen ma seda, et juba see, kuidas nad räägivad, kuidas nad käituvad, kuidas nad riietuvad, kuidas nad, kuhu seltskonda või keskkonda nad ennast lubavad. Kas see on ennast austav, pidu ja inimesed? Ja kuidas nad alkoholi tarbivad, see ka. Kas nad ise on äärmuslikud, kas nad ise on provokatiivsed, manipulatiivsed, et tähelepanu saada? Või teevad nad teistsuguseid valikuid? Nad ise annavad rohelise tule, kui nad lähevad kuhugi, teevad midagi, on kuidagi, lubavad midagi. Kõigil on alati võimalus lahkuda, kui on midagi ebamugavat või ebameeldivat ja üldse käia teistes kohtades, teiste inimestega, tehes midagi muud. Mina näiteks ei joo alkoholi, ma ei käi seltskondades ega ka kohtades, mis võivad seada ohtu minu heaolu. Mõne jaoks võib olla see igav, minu jaoks on see teadlik valik, ennast väärtustav valik. Et ma valin väga hoolega kuhu või mida. Ja ma alati olen väljendanud oma piire. Ma olen mõõkade element ehk õhu element ehk ma olen väga ennast kehtestav kohe alguses. Minu piirid on alguses kogu aeg olnud paigas. Ja ma ei käi seltskondades, mis seavad mind ohtu, mind ja minu elu või midagi või väärtusi. Ja see ongi see, et me tihti ütleme, et aga poisid või mehed peavad austama naisi, aga samas naised peavad ka vaatama, kuidas nad ennast väljendavad. Mis signaali nad välja endast annavad. Sest ka meestele tihti ei õpetata neid asju, ei koolis ega kodus. On teadlikke vanemaid, kes seda jagavad ja kellega nad julgelt arutlevad. Aga on väga paljusid, kes ei teagi. Nad lähevad spontaansusega kaasa. Ja siis tekibki arusaamatus tagantjärgi. Aga siis ei ole mõtet enam süüdistada, vaid mõelda
mis oli minu osa selles, et see enam ei korduks? Kuidas see sai juhtuda? Mina olen tihti sellistes olukordades satun, sest ma olen vanem hing, ma olen tegelikult armastuse vallas, olen ma suht vanakooli, võib-olla te olete näinud mu videodest, kõrgemate hingesidemete videodest, ma olen suht vanakooli inimene, juba eelmistes eludes olin ma selline, et ma olin väga kaua üksi ja ootasin ära oma kõrgemat hingesidet. Juba mitu eelnevat elu enne praegust. Ma mäletan oma eelmisi elusi, kus ma lihtsalt ootangi oma eluarmastuse ära. Eelistan olla üksi, teha oma tööd, teha oma elumissiooni ja ootan oma eluarmastuse ära ja ta tuleb alati. Ja see ongi see, et osad seda ei mõista, nad ütlevad, et mul isegi poeg ütleb, et sul on vaja oma kuningat, sul on vaja seda, aga ma ei ole selline, kes läbi kogemuste tahab seda teha. Vanema hingena see on juba loksunud paika. Sa tahad seda kvaliteeti, mida sa tead, et sa väärid ja sa ootad selle ära. Sa oled armastuse arengu teekonnal oma elumissiooni peateel ja sa tead, et see jõuab. Sa tead, et te jälle kohtute. Ma olen vanem hing ja mul on olnud vähemalt 2-3 elu järjest. Ma olen olnud väga palju teinud oma missiooni just lastega seoses eriti ja oodanud ära ja ta on alati tulnud. Ma olen olnud selles elus ja eelmistes eludes suht vanakooli inimene armastuse vallas, suhete vallas. Niimoodi ma olen ennast säästnud, hoidnud, kaitsnud. Ma olen pühendunud iseendale, oma sisemise liidu loomisele ja kõrgema hingesidemele. Sellepärast see, mis ma räägin, on mulle suht, mitte võõras. Ma saan aru, ühiskonnas on seda väga palju, kuid ma ise ei paneks ennast sellisesse olukorda. Inimesed teevad seda ebateadlikkusest, mitte tahtlikult, mitte teadlikult. Nad kordavad oma esivanemate mustrit. Aga mina olen täiesti olnud seda masti, kes on olnud täiesti teine, kui on olnud eelnevad generatsioonid kollektiivis. Teadlikkusega, sest ma olen vanem hing, ma olen universumi saadik ja ma olen tulnud siia, et igaühte suunata enesearmastusse, eneseaustusesse, piiride seadmisse. See ei ole kõigi jaoks, mõni vajab läbi tegemist. See on ka. Lihtsalt ma ütlen sulle, kuidas sa saaksid ennetada ja ennast rohkem väärtustada. Ja ma tahan öelda tüdrukutele ka südamele panna, et alati oleneb ka sinust. Küsi, mida sina tegelikult tõeliselt, kuidas sa tahaksid ennast väljendada ja mis tulemust see loob. Ja kas sa väljendad iseennast või sa tahad kellegi moodi olla või sa kogemata oled kellegi teise kohale suguvõsa süsteemis sattunud. Tule enda originaal kohale. Ja sa magnetiseerid selliseid inimesi, kes on sinuga sarnased, kes austavad samamoodi. Ja vali seltskonda ja vali jooki, toitu, mida sa tarbid, asukohta, pidusid, kõike neid. Hiljem pole mõtet kedagi süüdistada, kui sa ise oled teinud teatud valikud. Ja kuidas sa ennast väljendad samamoodi. See kõik, kas riiete või suhtlusega, see kõik tegelikult annab signaali välismaailmale, kuidas sind kohelda. Tea seda. Ja sul on alati õigus öelda ei, ka viimasel minutil ei, kui su sisetunne seda ütleb. Sa ei pea mitte midagi. Sa saad alati valida. Veel on väga hea, mida võib-olla ei ole väga populaarne, kuid võiks olla,
Minu meelest on see väga loomulik rääkida läbi enne, kui te lähete sammukese edasi oma lähisuhtes või suhtluses. Rääkida läbi, mis on, kuidas on teie vajadused või eelistused või soovid või piirid. Mis meeldib, mis ei meeldi. Üldsegi ma ei soovita kiirustada. Aegluses on oma võlu ja kvaliteet. Protsessis on oma võlu ja kvaliteet. Nagu ma just ütlesin, mul on läbi elude see olnud. Ja ma tean, millest ma räägin. Vahel tõmmatakse mind suhte draamadesse, kus on samasugused see valge ja musta koera dünaamikad. Ja püütakse leida tasakaalu selles. Ma ütlen teile, võti on tihtilugu selles, et te projitseerite, kui teil on hästi intensiivne lahku kokku need, te projitseerite, ärge võrrelge, ärge võimu võidelge, vaid saage aru, mis on teie sisetöö siin. Miks nende energiad on nii, kas samasooliste või erisooliste vahel, miks need energiad on nii intensiivsed? Äärmuslikud. Tihtilugu leiate seal mingi solvumise või mingi teema ühe oma vanemaga. Ja see ei olegi üldse see teine inimene. See teine inimene tuli peegeldama, et sul on veel see tasakaalutus. See ongi see vana kooli kõrgem hingeside, mis tuleb sind nii-öelda meelde tuletama sulle sinu enda teekonda iseendani. Eeskätt. Enne seda ei ole võimalik harmooniline tasakaalus, küps, teineteist austav, lõpuni välja suhe. Hästi kommunikeeruv ja toimiv sünergilises koostöös suhe. Igal tasandil. Tihtilugu on seal teine vanem, aga tema ei vastuta selle vanema eest. Ta ei tulnud sulle olemaks vanem. Ja mina tihtilugu jään sinna kahe vahele, et seda neile peegeldada. Mõnikord on seal ka õe-venna mingi võimuvõitlus. Näiteks üks tahtis tunda teise üle võimu või üleolekut ja see tekitas teises halva tunde. Ja siin on tähtis tuua mängu see, et kes oli ikkagi vanem seal õe-venna või venna-venna, õe-õe dünaamikas. Kes oli vanem, sellel on rohkem õigusi siiski. Tema on hierarhia seaduse kohaselt esikohal ja tema nii-öelda sõna on tugevam, tema kogemused on tugevamad, teda tuleb austada. Noorem võiks seda austada. Ja tihtilugu, kui see vanem ei austa nooremat, siis ongi nii, et see võib olla nii, et kas nemad omavahel või vanemad eelistasid nooremat vanemale. Ehk siis nad rikkusid loodusseadust. Tegelikult oleks pidanud alati neile meelde tuletama seda, et vanem laps oli enne ja järgnevad tulid. Ja nad on kõik andekad. Nad on kõik andekad, omamoodi beautiful, unikaalsed, tugevad. Aga see võimuvõitlus tekib tühjast kohast. Aga korrastada on seda vaja, sest see muidu läheb hapuks. Ja see tekitab ka kadedust asjata. Tuleb korrastada loodusseadusi. Minu vabastavad laused, kogumik, seal on väga toredasti konkreetselt välja toodud nende õdede-vendade teemad ka ja meeste-naiste teemad. Hierarhia seaduse teemad. Mul ilmus see ka ingliskeelsena, vaatasid infos, telli endale ka ingliskeelne. Kui sa selleks tunned kutset, eestikeelseid on Eestimaa raamatupoodides veel saada. See on super, eelmine klient ka näitas kõrval video, kaugseansi kõrval oli tal see olemas, et nii armas, nii tore.
olen kohanud väga toredaid uusi inimesi. Ja ma tahangi öelda seda, et vanasti ei osatud suhelda meeste ja naiste vahel, see oli kõige suurem error üldse. Tänapäeval on see meie võimalus ja meil tuleb see kergusega, meil tuleb juba teadlikumalt. See korrastab, see viib edasi elu, tehke seda. See ka süvendab teie suhte kvaliteeti või intiimsust teie vahel, lähendab teid. Sellepärast, et mehed, naised võivad olla vahel erinevad ja võib tekkida mõistmatust, aga kui seda jagada, siis on tore. Üks asi veel, räägitakse, et palju on tulemas lahutusi algaval aastal. Kindlasti, kui teil on lapsed ja te lahutate, siis ärge olge külmad kui kalad selles osas, et te lahutate kui Hollywoodi superstaar ainult kirja teel, mitte austusega kokku saades, eriti kui teil on lapsed. Alati austusega minge lahku, kui te olete tõesti läbi ja lõhki selle läbi arutlenud koos ja see on ainuvõimalus teie jaoks. Ärge minge teist mitte austades, vaid ikkagi austades tänutundega oldud aja eest ja laste nimel. Koha peal, korrektselt, mitte külmalt, SMS-iga või midagi. Kauguses. Kui ta on teie selles mõttes, et kui ta ei ole ju kriminaal ega midagi, et ta lihtsalt, et võiks nagu kenasti, inimlikult. Ja miks ma arvan, et see on tõde, et algaval aastal on tõesti palju lahutusi on ka, ja ka lahkuminekaid, mitte ainult lahutusi on sellepärast, et tegelikult algaval aastal ja juba praegu oleval aastal väga palju loodi suhteid valedel eesmärkidel. Pealt näha maailma armastus, elu armastus, sügavamalt vaadates väga omakasupüüdlikud eesmärgid ja kergekäelised valikud. Ja nagu ma ütlesingi, need samad teemad, meeste, naiste erisuste lihvimine. Ehk siis väga primitiivsed energiad on õhus, algab ju number 1 aasta. Ka number 2 aastal võib olla nii ja naa selline nagu veel sellise naiste-meeste vaheline lihvimine, seda üldkollektiivis, mitte kõigil kindlasti, vaid üldkollektiivis. Teadlikumad ja vanemad hinged teavad juba, nemad niuksi mänge ei mängi. No milleks siis raha, vara, manipulatsioonid, teemad ei ole nagu ja samasugune, et meeste-naiste vaheline kättemaks kahjuks. See sama energia on kahjuks õhus ja see võib olla elu ja surma küsimus, kui sellega minnakse niimoodi kaasa. See ongi selle jälle poliitik ja vanakooli nõid, et emba kumba, see ongi see, et kui uurida seda, siis et ma kasutan teda ära ja siis kui teise hinge käest vaatad, aga ma kasutan ka teda ära, aga mõlemad teevad näo, et ei kasuta ära. Keep on smiling. See on väga ohtlik terade kahe otsaga mõõga mäng. Ja me oleme näinud juba, et on surmasid isegi sellega seoses olnud, et ja peale surma ei olegi nagu väga inimesed kurvad, vaid lähevad selle surnud inimese kohale. Ehk siis nad tegelikult tahtsid, kogu aeg oli seal võimuvõitlus. Ehk siis suruti alla, sina oled nii, aga teine läks nüüd tema kohale. Ja Jumala nime või sõna taha peites. Mina ei näe seal puhtaid energiaid. Kahjuks mina näen seal primitiivseid vanakooli nõia ja poliitiku võimuvõitlust, ärakasutamist. Aga
kuna see on primitiivne eesmärk, taotlus, tegu, siis see saab ka väga kiiresti paljastatud. Ilusa maski tagant see kukub ära, juba on kukkunud. Seda nii lähisuhetes kui ka avalikus elus. Seda nii globaalselt kahjuks on jõudnud ka Eestisse. Et te siis teate, et see tuleneb sellest ajast. Primitiivsed energiad veel korrastuvad, puhastuvad ja minu see video aitab teadlikkust tuua sellele veelgi, millest ära hoiduda. Ja loksud rohkem suuremasse tasakaalu, vaatlusesse ja valida teadlikumalt. Et see ei ole väga kadestamisväärne, mis hakkab toimuma või toimub. Et lihtsalt olge ettevaatlikud, et väga paljud peidavad ennast Jumala sõna maski taha, tegelikult on seal demoniaalsed energiat tegelikult ja eesmärgid. Aga see ongi see, et arvatakse, et ise ollakse dominatsioonis, kuid teisel olid samasugused eesmärgid. Täpselt see primitiivne aeg tuleb tagasi. Et huvitav on vaadata, et kuidas see nüüd korrastub, aga korrastub see sellisel moel, kui teadlikkus ei jõua inimesteni, et äärmuslikud juhtumid, plahvatused, õnnetused juhtuvad, kui selliselt mängida. Kui ei elata sisemises tasakaalus. Mõni peab läbi kogema. Ja ka siis oli tegelikult sellel ajal oli vanemate dünaamika selle taga ka. Ehk siis generatsioonide kaupa on olnud see, et on loodud äärmus, naised kuidagimoodi, mehed kuidagimoodi, ehk kommunikatsiooni natukene peitis või takistas ka erinevad leinad. Kuid nüüd on võimalik leinaprotsessist läbi minna ja teha koostööd mõlemad kohal olles. Minu raamat Uno Bukefeles, mis ilmub samamoodi inglise keeles õige pea, on selleks suurepärane. Et teie suhtes hakkaksid ka asjad liikuma, et üks ega teine ega mõlemad ei ole leinas. See on väga-väga tähtis, et kinni ei jääda vanasse. Ei vanasse suhtesse, ei vanasse mingisse kiindumusse, leina, eluetappi, vaid see läbitakse üheskoos käsikäes ja vabastatakse. Et evolutsioon saaks korralikult edasi liikuda. Tean, et jah, see teema ei juhtu üleöö, nagu ma ütlesingi, isegi number 2 aastal 2027, teatud mõttes veel mingid primitiivsed energiad ongi. See 1 on nagu poliitiku number, 2 on nagu see või keisar ja poliitik ja 2 on ülempreest rinna ja naisenergia. Aga nüüd ongi nii, kas see ülempreest rinna on õigepidi või tagurpidi. Divine Feminine ei mängi nende asjadega. Ta teab, mis on põhjus tagajärg. Ta teab karma seadust. Testitakse veel piire selles osas. Ja distortid maskuliini saab äratada divine maskuliinile, sest meil kõigis on divine ja distortid olemas. See on meie valik, mida me aktiveerime. Meis kui tervikus on kõik alati olemas. Ja ainult divine feminiini, kes elab, kelle eluviis on, kes käib tarma teed, divine feminiini teed, ainult temal on võime divine maskuliin aktiveeruda. Aga divine maskuliin peab ise ka poolele teele vastu tulema ja tegelema oma sisetööga, et ta ei projitseeriks oma vana valu või oma vanasid kogemusi divine feminiinile. See peab olema vastakuti, aga keegi peab seda alustama, et muutust luua.
Samamoodi nagu on distorted feminin ja maskulin algaval aastal, praegusel aastal, algaval aastal ja ka võib-olla järgneval aastal sellele, on alati kollektiivis, globaalselt, igas rajoonis ka keegi, kes on tõesti divine feminin ja divine maskulin tegemas koostööd. Ehk siis nende eesmärgid on puhtad, nad elavad külluses ja nad inspireerivad ja tasakaalustavad oma valikutega, oma suhtumisega, oma eluviisiga. Need ongi need, kes peavadki jagama. Nad peavadki jagama, kes nad on ja jääb mulje, et kes sina oled, et tuled jagama siin, mis õigusega sa tuled. Aga selle õigusega tulengi, et ma olen läbi elude teinud suurt sisetööd inimkonna arengu nimel, seest välja integratsioonitööd. Sellepärast ongi mulle antud roheline tuli ja luba seda jagada sellisel moel, nagu ma jagan. Nagu mina ja teised tõeliselt divine, mitte egokesksed distortid, kellel on hoopiski võimuiha, raha ja võimuiha, et see on juba kohe näha ridade vahelt, et seal ei ole divine'iga mingit pistmist, on alla surutud viha ja see on plahvatanud, et saada võimule ja nüüd ollakse võimul ja saadakse aru, et tegelikult ma ei olegi nii küps, et seda jagada, mida ma jagan. Aga seda ennem ei märgatud. Nüüd tuuakse see valguse kätte, aga nad on ise seda valinud sellisel moel. Nad tegelikult ei ole veel küpsed. Divine'i staatusesse astuma. Et see kohe paistab läbi lihtsalt, et sisetöö, integratsioonitöö, et seda on vajalik. Ilma manipulatsioonidest elu näeb niikuinii. Sai selline lugu. Spirituaalsed uudised, jah. See kombo, mis toimub globaalsel tasandil. Võib-olla see avas kellegi silmi. Aitab teha korrektuure. Iga kord, kui leiad ennast süüdistamas kedagi või midagi, step back and tule endasse, vaikusesse, vaata täpsemalt järgi, kus või mis see tuleb ja mida sa saaksid ümber muuta, kohandada jooksvalt muutuvas maailmas, muutuvas arenevas maailmas saad sina väga palju ära teha. Ja meie Eestis on väga palju täheperekonnast, meie kollektiivi, meie Eesti kollektiivi täheperekonnast on tuntud tegelasi nii elus kui ka juba lahkunud, kes on spirituaalsed teejuhid olnud ja tahtlikult teadlikult jaganud oma tarkusi oma kõrgemate ja kollektiivse üliteadvuse kaudu. Ja neid on palju ja need on erinevaid ja see ongi selleks, et rikastada. Ja ma olen väga tänulik neile, ma olen neid ära tundnud, ka mina olen nii, ma olen neid tundnud nii vanemas generatsioonis kui ka nooremas generatsioonis ja enda generatsioonis, võib-olla ka paari, ise kaasa arvatud. Ma tunnen ära, kes on divine. Nad on autentsed ja nad ei püüa näida kuidagi moodi, vaid nad ongi. Ole hoitud, ole kaitstud, kohtume.